Raadio Elmar. Lapse suu. Mis on mürgitamine? Et vaata näiteks, kui annad teistele mürki. Ja kui sa pead klaasi sisse mürki ja kallad mingi magus asja, teed magusaks ja tegelikult mürk on sees ja siis joodad talle sisse ja siis saabki nii. Ja siis kui paned toidu sisse ka mürki. Siis kui nagu sa ütled et teistele, et see on magus asi jäätis ja siis teise võtavad ja siis nad surevad ära. Mul on kodus üks siukene plaat, mis räägib sellest mürgitamisest. Mis te arvate, miks mõnikord inimene tahab teist inimest ära mürgitada? Ta tahab, et ta ära sureks ja tahab sellest inimesest lahti saada. Nagu see inimene oleks paha. Ta arvab, et ta on paha. Jah, aga tegelikult ei ole. Nii, et ta on hästi pahandust talle teinud ja siis ta mürgitabki. Aga selle eest võib vanglasse kaasatuda. Ja siis üks inimene näeb, et keegi mürgitab kedagi ja siis ta kutsub politseiniku ja siis pannakse teda vanglasse. Narkootikume on ka olemas, need teevad ka. Siis võib see inimene eluks ajaks vangi jääda. Nii, et vaata, sa tahad kogu aeg neid veel ja veel süüa ja siis lõpuks suredki ära. Mis te arvate, kas mürgistus ja mürgitus on üks ja sama asi? No ei. Vaata, nagu kui on mürgitus, siis nagu üks inimene on juba mürgitatud. Ja siis kui mürgitatusega sureb rutem ära kui mürgiga. Raadio Elmar.